No tere jälle siis. Selles osas ma ei tea, millest me räägime, aga see ei ole jälle Hispaania vlog number 248 000, vaid pigem tuleb see mingi pikem jutuvideo. Võib-olla mitte üldse pikk, kes seda teab. Põhimõtteliselt ma olen siin mõelnud, kust ma saan selle töökoja raha. Et tahaks ikka teha töökoda, sest siin ei ole normaalseid, siin ei ole ühtegi töökoda, mida mul võtta või rentida, mis on vana töökoda olnud ja kuhu ma saaks oma asjad sisse seada, viia ja hakata tööd tegema seal väikeste kuludega. Eelmise video all pakuti ka siin variante, et omanikuga rääkida, äkki tema teeb mingit tööd, äkki saame jutule, et maksab mingid asjad või näiteks üüriarvelt, siis saame kuidagi kokkuleppele, et ma seal, kui ma hakkaks seal tegema teoorias, et siis mingid kokkulepped teha. Ma ju teeksin suhteliselt räigelt suured ja kallid tööd seal ära, et siis tema saaks tulevikuks endale hea töökoja. Samas jällegi osad ütlesid, et laenud peale või üks ütles, et laenud peale ja 10 aasta pärast see summa, mis täna läheb töökoja ehitamiseks, on 10 aasta pärast nii tühine, et ei ole mõtet põdeda, lihtsalt laenud peale võtta. Kus ma võtan laene, kui ega Eesti Pank mulle jääb laenu enne, kui ma tööd ei tee. Ja siin Hispaanias oligi algul plaan, et ma võtan siit Hispaania pangast endal, kus meil see kohalik pank on, Unicajast võtan laenu, et siis osta see töökoda, mida ma vaatamas käisin kunagi ja sellega siis ära osta. Aga sellega läks mitu kuud aega, ma ei tea, 3 kuud äkki midagi sellist, ikka korralikult võttis aega, 2-3 kuud kokku. Ja siis vastus tuli lõpuks ikka eitav, sest nad tahtsid mulle 2-aastase lepingu ainult teha ja 2 aasta pärast põhimõtteliselt joores välja visata sealt. Siis ma otsin edasi uued kuulutused internetti, kus on kellel töökodasid ära müüa nii-öelda või siis rentida välja. Mitte ühtegi töökoda ma siin nagu täielikult seda pinda ma endal ostma ei hakka, sest need on räme kallid või neid üldse ei müüda. Kõik töökojad, mis siin on, väiksemad töökojad siuksed, need on üüripindadel ehitatud endale töökodadeks. Et selles mõttes, kui ma ostan, siis ma ostan selle töökoja kõik selle varustuse ja asjad, et siuksed asjad tehakse siin, kes lähevad pensionile siis. Aga neid väga siin ei teki. Ja siis põhimõtteliselt jah, see kukkus ära, siis läksin, uued kuulutused läksid üles, keegi soovitas maakleri juurde minna kõrval külla, läksime sinna ja läksime vaatama siis seda tatoveerimissalongi vana ja siit liikus asi edasi, otsisime või panime linnavalitsuse ajakirja 6 aega ootasime, et saaks arhitekti juurde, kes ütleb, kas siin üldse võib töökoda ehitada ja jälle niimoodi kokku nüüd äkki detsembris, jaanuar käes, 2 kuud möödas. Ja nüüd on aasta aega möödas sellest, kus ma end FIEks tegin autonomoks. Ja seda laenu siis pank enam ei anna. Et see oligi kuni 18 000, oli pank või pank finantseeriks, aga 20% peab, 80% ja maksimum 18 000, ehk siis kui ma võtan 18 tonni, ma pean 20% iseselt maksma. Aga see oli üks plaan, mis seda teha siis. Nüüd veebruari alguses siin kohe mingi 10. või ma ei mäleta, millal ma end autonomoks tegin. Nüüd see kukub ära, see aeg, ja seda laenu ma ei saa. Siis veel video alla pandi hästi palju mitmeid linke või kohtasid, kus võib küsida toetusi asju. Seda ma ei ole veel jõudnud uurima hakata, aga ma uurin seda ka kindlasti. Aga mul on siin plaan. Plaan ei ole. See on see sissejuhatuse video, kuidas üldse ja mida arvatakse sellest, et kas võib-olla öeldakse, et lihtsalt loll ära küsi midagi ja ole niisama edasi, aga küsija suu põhta ei lööda. Ja nüüd on mul tekki mõte, ma läksin elus esimest korda Hooandja lehele, kuidagi lampi tuli see, ma võtsin selle GoFundMe peale, siis Eestis oli ka ju, siin kuskilt ma olen kuulnud, et see on Hooandja ja vaatasin huvi pärast seal ringi, mille eest seal küsitakse ja kuidas ja kõik siuksed asjad. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma ei võiks teha siis mingi kogumist enda tööga ehitamise jaoks näiteks. Kes tahab toetada, siis ma saan ju mingid summad panna sinna. Seal kiirelt vaatasin seda, seal ongi vist, ütleme, et maksimum ma tahan 30 000 saada, aga siis ütleme, et 20 000 on see, kus
kui see koos on summa, siis ma saan juba hakata nagu reaalselt asja ajama. Siis 5000 juurde, siis on lihtsalt, et 25 000 kokku, siis on nii-öelda kindlam, et mul on nagu, ma saan teha ja samal ajal üüri maksta ja kõik asju, mingid siuksed asjad. Et teha erinevad need nii-öelda sihtmärgid, mida kokku saada, saab seal siukseid asju teha. Siis põhimõtteliselt mõte ongi see, et ma ei tea, kas üldse kedagi on, kes on siuksest asjast huvitatud, et toetama seda, siis mul seda töökoja raha kokku saamist. Et seal saab panna, kui suure summaga annetada, ütleme 5 eurot, siis ongi kuskil iga video lõpus või kuskil garaaži töökoja seina peale, kui tehtud saab lõpuks, siis tekibki suur nimekiri kõikidest annetatest, kelle nimed seal on. Birgit arvas, et mingi suurema summaga võiks tegelikult olla siuke pull asi, et osta kuldsest, kuldse, mitte päris kullast, vaid kuldsed raamid ja siis suurema summa annetajate või toetajate portreepildid panna seinale, mis oleks, ta arvas, et see on päris lahe, et äkki saab mingi ägedaid naljakaid pilte ja kui peaks kunagi keegi siia sattuma, tuleb töökotta, siis ta näeb oma pilti seal näiteks, midagi sellist. Või samamoodi võib keegi oma firmat reklaamida, ehk siis saab kas mingid väiksed bännerid või asjad seina peale niimoodi rivvi panna ja põhimõtteliselt iga video on siis, kui ma töökojas teen, on alati näha kõik need sponsorid ja asjad siis, et see on kogu aeg nagu iga video on siis reklaam ka sellele firmale või inimesele, kes toetas. Ja samamoodi on veel mingid mõtteid, et on jälle mingi suurem summa, siis kui keegi peaks autoga või mootorrattaga Hispaaniasse siia põhja sattuma, on vaja rehvivahetusi, mitte mingeid asju, siis ongi kas või pikem trip, ma teen siis õlivahetuse täiesti tasuta ära näiteks siukse, nii-öelda odavama töö, et täis õlifilter, õhufilter, mingi siukse hoolduse, kellel on pikem trip ees, siit tuleb läbi, ma teen ära, kui on siukse suurema summa annetanud. Või lihtsalt siis, mingid siuksed asjad. Ja siis ma tahangi nüüd küsida, kas on üldse mõtet siukest asja teha või on hooandjale mingeid paremaid alternatiive. Hooandjaga on selles mõttes hea, et ma saan aru, et kui seal raha kokku ei tule, siis ma seda raha ei saa, mis on ideaalne, sest et mis ma teen selle rahaga, kui tulebki mingi väike summa, et ma ei saa nagu reaalselt seda summat kokku, et hakata üldse töökoda mõtlema selle peale, siis mul ei ole selle rahaga midagi teha ja ma tahan, et kõik selle raha tagasi saaksid endale. Et ei tule mulle ja siis, mis ma teen sellega? Et mulle tundub, et see on nagu siuke hea variant, kus seda asja teha, sest et mina pean ainult põhimõtteliselt tegema siis selle nii-öelda, ma ei teagi, kuidas seda kutsutakse, igatahes selle hooandja teema või projekti või mis iganes seal on, kus siis saavad inimesed käia ja raha saata või annetada või ma ei tea, kuidas seda öelda. Et see on nagu selles mõttes hea mõte, et või hea koht, kus teha, et ma mingit teisi alternatiive sellele ei tea. Et siis ongi, kes teab, kas on midagi paremat, kus teha seda, kas üldse on mõtet siukest asja teha, et kui ma näen, et inimestele see huvi ei paku, siis mul ei ole mõtet hakata nagu niisama see tegema. Et eks ma vaatan, kuidas siin see vastu võetakse, ennem kui ma üldse midagi tõmblema siin hakkan või tegema seda teemat. Ja samamoodi, kui on huvi, siis võivad kirjutada või võite kommenteerida siia video alla, et näiteks, mida võiks saada siuke väiksema summa näiteks 5 euro annetuse eest, et kas lihtsalt nimi kuskile teha suur nimekiri kuskile seinale, töökoja seinale või kuskil lihtsalt mingi siuke kergem värk, ütleme 10 eurot, 50 eurot, 100 või mingi ulmelised summad, 500 000, mingid siuksed, et mis nende summadest näiteks saab. Ma võin ju sinna tegelikult, keegi ei pea kandma neid summasid, aga lihtsalt ma see võiks olla mingi asi, et selle summa eest ikka saab midagi, ma saan vastu ka pakkuda, mis on siuke nagu, mis on seda väärt nii-öelda, et mitte lihtsalt niisama, et andke raha, aga thanks, ma midagi vastu enna, et tahaks niimoodi, et kui tullakse ja kunagi satutakse, siis on alati võimalus, et ma saan kuidagi vastu aidata nüüd, kui mul on reaalselt see töökod olemas. Et jah, siuke on ja siis videos me juba saime siin, panime nimekirjad kokku, Birgit käis, pani kurva näo, aga ma ei tea, ma mõtlengi, et äkki, nagu ma rääkisin, vist 30 000 on siuke nagu ideaalne, kus mul on
rahumajas ja saab niimoodi, et see on kõige miinimumsumma, et siin ei ole veel mingeid laudasid, asju ja kindlasti mingeid asju, mis veel võib-olla juurde tulevad. Et 25 oleks, ma arvan, siuke kindel, kus on juba kõik hea, aga 20-ga ma arvan, võiks juba hakata asju liigutama. Summa on räige ja ega ma ei saa öelda, et ma ei looda millegi peale, aga kunagi ei tea ja kui ma seda asja või seda videot ei tee ja ei küsi, siis ma ei saa kunagi teada ka, et mis mul kaotada on. Ega kui raha pole, siis ei ole ja kui seda ei tule või keegi ei kanna, ega seda ei tule ka, et võib-olla saab, võib-olla ei saa, ma seda ei tea, et proovime ära, vaata mis saab ja nii on. Praegu siuke plaan on, oleks idekas, kui saaks teha, siis ei pea ma Birgitiga sõitma kuskil, kus tema tööle iga päev viia. Tema saab minuga seal kontoris olla, kliente vastu võtta ja see oleks siis super, aga vaatame. Eks ma otsin edasi, ega see on lihtsalt siuke üks plaan, ma proovin ikka leida paremat varianti, et ma saaks ise hakkama, aga kuna siin ei ole, ma ei ole leidnud siin, ma olen üle poole aasta otsinud ja tahaks nagu normaalselt teha niimoodi, et ma ei pea siin kuskil tegema, kus ei ole mul ruumi, ütle nii. Praegu on ainult 2 ratast sees, ülimõnus on teha. Kui siin rattad sees on, ma ei viitsi enam tõstukilt rattaidki maha ajada. Siin ma teen lihtsalt siin, ajan sinna pukkisele ja siin teen kõvera põranda peal. Siledad põrandad on vist päris hea asi ka, kus oleks tööd teha. Et mul on ju kõik, ongi tööriistad, kõik on olemas, et selle laua ma saan kaasa võtta, aga ma arvan, tegelikult ma saaks ju ehitada endale puidust lauad siin ajutiselt ka. Ma arvan, et seal ei ole mingeid nõudmisi, aga täismetallist laud alati parem, kus saab normaalselt asju peksta ja teha, et kõik siuksed asjad, rasked lauad on head. Ma ei tea, mis te arvate sellest, kas on mõtet proovida seda asja teha või mitte ja andke mulle teada, kindlasti alati on videote kommentaarides tekkinud ülihäid ideid mingite asjade kohta, et ma ei tea, proovime või mitte, see kõik olenebki, kuidas mulle siia video alla kommenteeritakse. Väga paljud ei viitsi kommenteerida, aga kes viitsivad, võivad öelda lihtsalt, öelgegi jah, kui tasub proovida, öelge ei, kui ei tasu, et igasugune tagasiside on super, mul ei ole midagi kaotada, teil ei ole midagi kaotada. Teil on raha kaotada, kui see asi läheb käima ja te tahate raha kanda mulle. Aga see on ka ainuke asi. Nagu üks tüüp ütles, mis siis ära ei ole, iga subscriber 5 eurot ja ongi koos, on ju 25 tonni. Ilus unistada, aga siukest asja, ilmselgelt see ei käi nii kergelt kahjuks. Ja mida veel tahan öelda? Ma lähen täna õhtul, täna on esmaspäev, mitmes jaanuar, meil on siis, täna on ju veebruar juba, 2. veebruar. Üks klient kirjutas, et siin on üks autotöökoda, ma lähen sinna, küsin, ta on hommikuti suletud, kell 4:30 avatakse, 7 on avatud, ehk siis ainult 2,5 tundi või? Väga vähe. 3 tundi vist, 19:30. Lähen küsin talt, vaatan, mis tal on seal, et äkki ma saan ise hommikuti seal siis viin oma tööriistad sinna, tõstukid. Äkki on tal ruumi seal nii palju, et ma saan ise hommikuti tsikleid teha, ta tuleb õhtul, teeb autosid. Hakkab juba siuke, et meeleide peale tulema, siis tahaks nagu paremat ruumi, suuremat ruumi ja tahaks isegi mitte sellepärast, ta ei pea olema suurem, seal võiks olla, ideaalne oleks sirged põrandad, aga nähtav koht, kus ma saan, kus inimesed näevad, et ma teen tööd ja jutt hakkab liikuma, ma saan reaalselt nagu saan kliente hakkan saama niimoodi, et ma ei pea Facebooki gruppides reklaamima ja kartma, et äkki ma jään kellelegi silma ja tullakse kontrollima siia, mis ma teen siin mingi ametnikule. Et ma ei tea, siuksed on plaanid ja loodame parimat. Üks hetk ma saan selle tööga ikka, aga mida varem, seda parem ja see pind, kuhu ma tahaks ehitada, see on nagu selles mõttes hea, et omanikul pole mingit probleemi 10 aasta peale leping teha. Et ma saan nagu kindlustada väga pikaajalise üürilepingu sinna ja ma tean, et ma saan rahus seal teha 10 aastat niimoodi, et ei ole mingi aeg, kus mind välja visatakse. Et jah, siuksed asjad.
ma ei tea, loodame parimat ja vaatame, mis te räägite mulle. Aga praegu ongi kõik. Laen video ülesse ja davai, tšau siis.